Tere taas, head sõbrad, ja on Parempoolsete taskuraadio järjekordse osa aeg. Stuudios ekspertide kollektiiv Siim ja Tõnis ei hakka siin lähemalt mehi tutvustama. Ilmselt olete nendega kõigega juba tuttavaks saanud ja ei ole vaja üle korrata nende teeneid Eesti rahva ees. Aga kindlasti tahaks täna juba sissejuhatuseks juhtida tähelepanu, millest me räägime. Loomulikult räägime Tallinna võimuvõitlusest, mis on võtnud erakordselt tõsised pöörded üles ja selliseid lubadusi pakutakse välja, mida vist siin Eesti poliitajaloos me isegi ei mäleta, et oleks seda välja käidud. Loomulikult tahaks rääkida ka natuke sellest, et kuhu Eesti riik siis suundumas on oma erinevate, hea küll nendest samadest kaameradest me oleme rääkinud, aga nüüd hakatakse juba andmebaase töötlema ja mis nimel ja mida tahetakse koguma hakata. Vaatame üle, kuidas on olukord meie majanduses. Tõsi võib öelda, et hakatakse nagu nägema väikseid paremaid jooni. Loomulikult ei saa üle ega ümber Rootsi vanglate ülekolimisest või vangide ülekolimisest Eestisse. Siinkohal on mul endal ka ühed väikesed sellised põnevad faktid selle kohta välja tuua, sellepärast, et neid ei ole veel ka räägitud. Neid räägitakse hoopis teistes kohtades ja olukordades, mitte poliitikas, aga üht-teist on minu kõrvu ulatunud. Ja vaatame üle loomulikult, head sõbrad ka, et on ju valimiste aasta ja kohalike valimiste aasta ja suurparteid siin Eestis, võimuparteid on väga paljud juba kokku saanud, teinud oma otsused, valinud uusi juhatusi, juhtkondi ja loosungeid loomulikult, millega valimistele minnakse. Aga alustame ikkagi Tallinnast. Tegelikult sellel hetkel, kui me sellel vihmasel perioodil siin juunikuus seda juttu siin räägime, on täna väga oluline päev. Täna koguneb Tallinna volikogu, me räägime seda ja salvestame seda podcasti neljapäeval ja seal võib hakata tegelikult juhtuma. Võib hakata, aga kas hakkab? See on suur küsimärk tegelikult õhus. No jutt käib sellest, et Reformierakond nüüd oma tahtis, ehk siis tegelikult väidetavalt peaminister Kristen Michal on andnud Peeter Pärtel perele sellise, volituse. Tee, Peeter, sina seal linnas asjad korda, vaata, et me saaksime piisavalt hästi oma hääled kaetud, ära võetud ja saaksime piisavalt kõva reitingu seal linnas taha, sest et sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond ikkagi väga kõvasti pitsitab ja tahavad seal ikkagi väikest sellist, mammonat korjama hakata siis, kui juba oktoobrikuus valimised tulevad. Siim, alustame võib-olla sinust, et kuidas ja mismoodi sulle see Tallinna võimuvõitlus nüüd kätte on paistnud, sest tegelikult selle arenguid on veel ja neid kindlasti jõuame siia juurde veel lisada. Valimised lähenevad ja erakonnad tahavad oma ennast nagu rohkem pilti sättida või oma nägu selgemini välja joonistada, nagu öeldakse seal poliitikavaatlejate poolt, et kuidas ma nüüd eristuks ja kuidas ma silma paistaks teiste kõrvale, et see on see, miks öeldakse, et lõpuperioodil enam midagi väga asjalikku ei toimu, et igaüks püüab siis ennast oma sõnumit kuhugi sättida ja seda siis ka sellisel destruktiivsemal viisil siis nagu esile tuua ja siin Reformierakond on tõesti nüüd väga jõuliselt, eks meil on siin palju rääkida, eks nad on suhteliselt paanikas, kardavad seda tulemust, kohalike valimiste tulemust ja sa viitasid pikalt peaministrile. Eesti poliitika lugu tunneb erinevaid peaministreid, et on selliseid, kes väga nagu sellise erakonna poliitikaga nagu ei tegele. Näiteks Mart Laar, legendaarne peaminister, oli tuntud selle poolest, et kui ta peaministriks sai, siis tal erakonna asjad jäid unarusse, siis ta oli hea peaminister, see oli Eesti riigile väga kasulik, aga tema erakonnale tekitas see palju probleeme, sest üldse erakonna asjadega ei tegelenud. Andrus Ansip oli selline, et ta tegeles põhimõtteliselt riigijuhtimisega ja siis ta ütles, et erakond oli siis peasekretär ehk Kristen Michali juhtida tol ajal. Hiljem ka siis Martin Kukk oli siis peasekretär. Aga Kristen, kuna ta oma taustalt olnud selline erakonna juht kogu aeg, siis ta kindlasti jätkab seda oli näha näiteks sellest, kuidas ta käis isiklikult Pärnu linnapead Reformierakonda värbamas, sõitis selleks spetsiaalselt Pärnusse kohale, tegi seal show'd, et nüüd Pärnu linnapea liitus Reformierakonnaga ja teeb selliseid selgelt sekkub ka, kuigi ta kogu aeg oma juttudes kinnitab, et ta üldse, et see kõik kohalike enda otsus ja tema sellest üldse ei sekku, siis on väga, ütleme siis nii, et ta väga, väga tungivalt annab nõu kogu aeg seal kohalikel ja et on selgelt näha, et ka selles Tallinna asjas on nagu tema käsi väga tugevalt sees ja kindlasti
Pärtel-Peeter Perel, mul läheb esinimede järjekord läheb sassi. Mul endal ka. Pärtel-Peeter Pere, kui ma eksi, vabandan, minu arust on niipidi. Et Pärtel-Peeter Perel on seda autoriteeti ikkagi vähe ja siis nad püüavad seda nüüd kunstlikult mujalt nagu siis sinna juurde tõsta, kuigi räägitakse ka teistest üldse linnapea kandidaatidest Reformierakonna puhul, eks ole. Aga näiteks Ine Riisalost väga tugevalt. Aga et siis jah, selle taga on see, et kuidagi siis nagu silma paista ja teine asi on ka see, et mida ma olen varem näinud, mis on Kristen Michalile omane, et kui valimised lähenevad, siis ta hakkab vaatama, tema mõtleb ikka pikalt ette, et mis juhtub pärast valimisi. Et kellega siis koalitsiooni teha ja eks ma arvan, seal taga on suuresti seda, et positsioneeritakse, mõeldakse sellele, et mis pärast valimisi saama hakkab, et kes siis seal Tallinna koalitsioonis olema hakkab ja eks me ju näeme seda, et suure tõenäosusega see sama koalitsioon sellisel kujul jätkata ei saa, selle lihtsalt põhjusel, et Eesti 200 ilmselt lihtsalt ei ole järgmises linnavolikogus. Praegu on nad seal väga tugeva esindatusega, siis järgmist nad ei ole. Ja siis on nagu küsimus, et mismoodi see siis järgmine linnavõim moodustub ja see on minust väga Kristen Michali käekiri siis ka ühtepidi ennast näidata valijatele sellise vasakpopulistlikute sõnumitega, aga teistpidi siis ka võimalikule tulevusele partnerile Keskerakonnale ennast niimoodi ilusamini positsioneerida või neile nagu silma teha. No jutt käib ju tegelikult, milles see viimane kisma lahti läks, on ikkagi see lasteaia kohatasu, et no selline valijate, kuidas nüüd öelda, petmine või täiesti selline lollitamine ja juttu räägitakse sellest, et see kestab seal kuskil aasta lõpuni ja teeme ruttu ära ja tegelikult süvimata võib-olla paljude puhul üldse see, et mida nad siis tegelikult lubavad ja mis see tähendab, see lasteaia kohatasu. No see on ju täielikult ju, ütleme, selline sõnakõlks või seal ei ole ju mingisugust suurt lubadust eelkõige taga ja tegelikult on see suhteliselt selline marginaalne teema minu meelest ju, mida nad siin lubavad. Ja mille pärast kaklus käib ju. Võib-olla jah, enne kui nende sisuteemadeni tulla, siis veel üks kommentaar Siimu poolt öeldule juurde, et kui me vaatame puhtalt jah, nagu kohtade aritmeetikat ja nüüd reitinguid, siis väga tõenäoline on see, et järgmises Tallinna linnavolikogus Keskerakond moodustab linnavalitsuse siis kas Reformierakonnaga või Isamaaga. Loomulikult on võimalikud ka muud stsenaariumid, aga nende stsenaariumite tõenäosus on pigem nagu suurem. Ja seal paralleelselt käib siis ju ka võidujooks, ütleme, ühes küljest käib võidujooks selle peale ja see on eeskätt Reformierakonna Isamaa vahel, et kes on siis, kumb on nii-öelda Keskerakonnale parem pruut või peig, sest mõlemad kindlasti tahavad Tallinna linnajuhtimise juures jätkata, ei ole ka kumbki teinud saladust, et Keskerakond võiks olla neile sobivaks partneriks. Aga paralleelselt käib siis ka nagu võitlus Reformierakonna, Isamaa ja sotside vahel selle üle, et kes sellest kolmikust saab parima tulemuse ja kes jääb viimaseks. Et üleriigiliste reitingute poolest võiks ju eeldada, et Isamaa on ka Tallinnas väga tugeva toetusega, aga tegelikult see nii ei ole. Ja Urmas Reinsalul on kindlasti vaja seda teist tulemust Tallinnas teha, et näidata enda võimekust mängida siis valmistuda Riigikogu valimiste võitmiseks 2027. aasta alguses kõige populaarsema erakonnana. Kui nad Tallinnas teevad oluliselt nõrgema tulemuse, siis ma arvan, et see seab Isamaa võimekuse tugevat kahtluse alla. Sotsiaaldemokraadid on olnud ju siiamaani, on olnud selle nii-öelda Keskerakonna võimult tõrjumise peamised eestvedajad, hoiavad täna linnapea positsiooni, on pikalt üritanud flirtida selle Keskerakonna Vene valijate baasiga. Tänased reitingud näitavad, et neil ei ole see õnnestunud ja sotsiaaldemokraate võib tabada tugev tagasilöök, kindlasti on ka nemad huvitatud sellest, et ametikohtadel edasi püsida Tallinnas, aga samas on ka näha, et Keskerakonna ja sotside vahel on võib-olla seda küüneviha
kõige rohkem, nii et ka sotsid ei pruugi olla Mihhail Kõlvarti ja Keskerakonna jaoks eelistatud partner. Ja Reformierakonna murepuu on kindlasti kõige suuremaks kasvamas. Et kui Reformierakond teeb valimistel näiteks Tallinnas 3. või 4. tulemuse, siis on nad korraga 2 probleemi ees. Esiteks tugev lüüasaamine Tallinnas, Tallinnas võimu juurest välja kukkuda, ja teisest küljest, millest me oleme ka siin sarem rääkinud, võib see kaasa tuua ka riigi tasandil koalitsiooni lagunemise, kui Eesti 200 valimistel suuremates omavalitsustes ukse taha jääb. Nii et kõik need erakonnad nii-öelda lahendavad juba täna valimiste järgseid probleeme ja kogu selle nii-öelda tõmblemise taustal ma arvan, et üheks suuremaks võitjaks Tallinnas paraku ongi Keskerakond, kes saab siin kinnitust nagu enda kindlasti valimisteemal, et tänane uus linnavalitsus ei saa linna juhtimisega hakkama, lubati suurt muutust, aga midagi sellist tulnud ei ole. Nüüd selle sisu juurde minnes, siis see võtab lausa ohkama, et nii palju sotsialismi ühe nädala jooksul, kui tuleb Tallinna linnavalitsusest, on ikka raske kuulda, et see sama nii-öelda maavõistlus, kes kaotab esimesena lasteaia kohatasu. Teiseks siis jagelemine selle üle, et millise tegevusvaldkonna me järgmisena erasektori käest ära võtame ja nii-öelda munitsipaliseerime, jutt käib siis tänavavalgustuse haldamisest. Ja nüüd siis sotside initsiatiivina tulnud nii-öelda uuring Tallinna eluasemeturu olukorrast, mille taustal räägitakse siis nagu hoogsalt, ettevõtjatele räägitakse küll ühte juttu, ma kuulasin Madle Lippuse intervjuud Äripäevas, aga laiemale avalikkusele räägitakse nüüd siis üüripiirmääradest ja sellest, kuidas linn hakkab taskukohast elamispinda ja üüripinda pakkuma nagu elanikele, et päris hirmus, et kui ühe nädalaga saab nii palju populismi ja sotsialismi eetrisse valada, et mis siis järgmistel nädalatel enne kohalikke valimisi veel juhtuma hakkab ja ma arvan, see lasteaia kohatasu ongi nagu markantne näide, et kus siis Reformierakond, kes on justkui nagu nimetab ennast ka jätkuvalt parempoolseks erakonnaks ja räägib sellest, et me peame rahandusasjad korras hoidma. On siis trafaretselt jõudnud nagu olukorrani, kus Reformierakond nõudis korras lasteaia kohatasu kaotamist, ehk siis järjekordselt tasuta asjade jagamist ja ütles, et see otsus tuleb teha ära enne, kui selleks isegi linna eelarves on katteallikas leitud. Et see andis siis suurepärase võimaluse ka sotsidele ja linnapeale Jevgeni Ossinovskile tuletada Reformierakonnale meelde neid jutte, mida Reformierakond tavaliselt ise on harjunud varasematel aastatel rääkima, et me ei saa võtta nii-öelda finantskohustusi, kui nendeks puuduvad nagu katteallikad, aga nüüd vastupidisel kujul just Reformierakond seda kõike nõuabki ja mitte ainult Pärtel-Peeter pereisikus, vaid seda sama tegi jõuliselt ka peaminister Kristen Michal oma väljaütlemistes, kes ütles, et pole probleemi, et tasub tema korraks sinna linnavalitsusse kutsuda ja ta Ossinovski nõunike arvelt leiab kohe selle katteallika, mis on ju sulaselge populism. Aga kui ikkagi rääkida sellest elamuarenduse sellisest lubadusest või sellisest, nagu sina ütled, sotsialistlikust mentaliteedist, mis ta tõepoolest ka on, et mina pole täpselt aru saanud, et mida seal siis nagu ikkagi lubatakse. Sa siin rääkisid Madle Lippuse intervjuust Äripäevale, mina sain aru niimoodi, et pannakse nagu arendajatele kohustus peale, et sa pead teatud korterid müüma mingisuguse soodsama hinnaga, et saaksid siis, ütleme, vähem kindlustatud pered neid saada, et näiteks mina arendaja X olen arendanud selle mingi korrusmaja siia kuskile ja siis ma hakkan, 5. ja 24. korter on seal, muidu on 100 000, toon suvalise näite, siis anname sealt 56 000 ära. On see selline asi või? Mis see Tõnis täpsustab, mis Madle Lippus ütles Äripäevale? Ega mida täpselt tegema on kavas hakata, seda ju ei tea keegi, ma arvan, et
tulevad, et noh, taust on ju see, et Tallinna on niisugune tore asutus nagu Tallinna strateegiakeskus, kes sai siis valmis vahetult enne valimisi sai just valmis uuringu eluasemeturu olukorrast Tallinnas, et loomulikult on see oluline teema, aga ajastus on ka nagu oluline ja nagu me näeme, siis selle palli võtsidki sotsid hästi kiiresti üles ja hakkasid oma juttu rääkima ja ma ennustan, sellest saab ka nagu sotside valimiskampaania üks nagu teema. Noh, millest Madelippus Äripäevas ettevõtjatele rääkis, oli iseenesest ju nagu mõistlik teema, et tuleb kiirendada menetlusi, millest oleme ka meie siin rääkinud, mida minu meelest kõik ettevõtjad aastaid ja aastaid rääkinud, et üks nagu põhjus, miks Tallinnas eluasemekulud üles lähevad, on selgelt ülikeerulised, ülipikad menetlused. Teiseks rääkis ta sellest, et kokkulepetel arendajatega teha siis nagu mööndusi, et lubada neile näiteks suuremat mahtu, selle eest, et nad siis osa kortereid toovad justkui nagu turuhinnast madalama hinnaga nagu müüki. Kuidas seda täpselt teha kavatsetakse, selles osas ma saan aru, täna veel õnneks mingisugust plaani ei ole, aga noh, küll me neid kreatiivseid plaane kuuleme ja ma arvan, et me ei kuule neid Äripäeva, me kuuleme neid sotsiaaldemokraatide valimiskampaanias. Sest tekib ju küsimus selles, et kui keegi peaks hakkama allapoole turuhinna kortereid kuidagi müüma või nagu üürile andma, et kes seda siis nagu jagama hakkavad, kes sinna nagu kvalifitseeruvad, mille arvelt see kinni makstakse, kas siis nagu makstakse mingit dotatsiooni või makstakse need teiste korterite arvelt kinni, et need on need vastamata küsimused, millele täna vastuseid ei ole Madelippusel. No see ongi see, et pannakse teised peredele sinna, ühel hetkel ju ettevõtja võtab selle raha niikuinii tagasi ja võtab teiste arvelt lihtsalt, kus ta siis paneb igale korterile jälle seal kuskil 50 000 otsa jälle. Jah, mingi väide on ka, et siis antaks linna poolt, antaks nagu seda maad kuidagi siis ettevõtjale, arendajale selle jaoks, aga jah, see sotsialism oli selline tore asi alati, nagu me teame, kuhu see kõik välja viib, et hea võrdlus olid ju sotsialismi ajal, olid ka Eestis käibel sellised asjad nagu autoostuload. No õige. Et kui keegi sai siis autoostuloa, alati oli küsimus, kes selle saab, eks ole, esimene asi. Aga teine asi on see, et kui sa selle autoostuloa olid saanud ja selle auto ostnud, siis sa võisid selle kohe sisuliselt järgmine päev kallimalt edasi müüa. Nii. Et ega see ei tähendanud selleks, et seda, et tegelikult kuskil siis nii-öelda mustal turul või vabaturul või kuidas me seda nimetame, auto hinnad oleks sellest kuidagi langenud, et ei seda mitte. Lihtsalt mõned inimesed teenisid selle arvelt ja mõned said tõesti ka odavamalt auto, kes jätsid selle endale ja see on ka tõsi. Et aga see on nagu see sotsialismi, kõik need rõõmud tulevad sellise asja läbimängimise juures väga hästi välja, et kui näiteks hakkaks, oletame, et tekivad esimesed 20 õnnelikku, kes saavad endale osta odavama korteri. Ma rõhutan, et need inimesed ei ole selles mõttes nagu klassikalises mõttes nagu abivajajad. Need inimesed ei ole nagu hädas oma eluga, sest kui nad ikkagi korterit juba ostma lähevad, nad isegi kui selle korteri hind on, ma ei tea, isegi kuni poole võrra odavam, mida iganes, veerandi võrra odavam, siis nad ikkagi ei ole selles kategoorias, kes vajaksid nagu tegelikult toetust. Need ei ole need inimesed. Me aitame, ma ei tea keda, tulevad need 20 inimest, et kes nad siis välja valib, et kui ettevõtja ise valib välja, siis ma arvan, üks variant, et ettevõtja valib välja näiteks oma onupoja ja müüb talle selle odavama korteri, või müüb selle küll võõrale inimesele, aga teistele paneb kaasa, eks ole, köögisisustuse paneb nagu tasuta kaasa, aga sellele korterile ei pane köögisisustust tasuta kaasa. Seal ettevõtja leiab alati lahenduse, kuidas seda probleemi lahendada. Ja siis võib-olla onupoeg müüb selle korteri edasi või mida iganes. Kui seda nüüd hakkab linn jagama, siis neid odavamaid kortereid. Esiteks on väga korruptsiooniohtlik, ja mis kriteeriumiga jagada siis sellist suurt hüve, eks ole, materiaalselt. Ikkagi raha, seal ilmselt tuhanded ja tuhanded, eks ole, rahas, et sa ei jaga ju abivajatele. Vaata, üks asi, kui sa jagad inimesele, kes on puudus, et sa objektiivselt, inimesed näiteks kodu kaotanud, eks ole, arusaadav, eks ole, maja põles maha. Sellised olukorrad ja peabki linn tagama selle sotsiaalpinna, avaripinna, tulema appi, eks ole. Aga me ei räägi siin ju abivajatest. Me räägime lihtsalt sotsialismi ehitamisest. Ja tulles ka selle teise atraktiivse teema juurde, see lasteaiakohad, see on, minu teada, see on umbes 10% kogu nende kuludest, mis... Täpselt, see on ju imepisike tegelikult. Samal ajal räägime kogu aeg, et lasteaiaõpetajate palk on madal, eks ole. Tahaks tõsta, raha ei ole.
aga see kiusatus ikkagi see jälle tasuta asju jagada ja kas just jälle Reformierakonna poolt, kes räägib, et ta on nii parempoolne, aga ma tahan tasuta asju jagada, et nagu mitte midagi ei ole nagu õpitud. Et mingit kainenemist ei ole toimunud, et mida valimised lähenevad, siis lööb see kaif jälle nagu täiega pähe, et me peame jagama tasuta asju, sest siis me saame selle eest hääli. Et see vastutustundetus ja see riigimehelikkuse täielik puudumine, et see on tegelikult masendav. Mis tegelikult, mis mulle isiklikult silma on jäänud, sest nad tegelikult ei häbene ka välja öelda, et need asjad suuresti kehtivad ikkagi praegu ja hetkel ja siin ja täna, et see näiteks lasteaedade kohtade puhul, see ongi aasta lõpuni ja ei olegi rohkem. Ma ei tea, sellest elamust nüüd raske muidugi nagu aru saada, aga tundub, et see on ka täpselt nii. Et inimesed, ja mõelge selle peale, sest see on täna juunis antud lubadus ja seda ei mäleta mitte keegi enam kuskil oktoobri keskpaigas. Saame hääled kätte. Mitte keegi ei mäleta seda. Samas toome nagu paralleeli riigi tasandil, et kui need tasuta asjadega kahjuks on nii, et kui nad kuskile juba ära kehtestatakse, siis neid sealt nii-öelda tagasi pöörata on oi kui keeruline ja riigis me oleme seda näinud, et mida me oleme ka siin saates ju tegelikult aasta aega nagu praktiliselt saatesse rääkinud, et kui katastrofaalses olukorras on Eesti riigieelarve, kõige suurema paugu Eesti riigieelarve puudujäägi tekkimiseks ei ole pannud mitte kaitsekulud, vaid just need enne eelmisi Riigikogu valimisi tehtud terve rida ülipopulistlikke lubadusi ja kõikvõimalike toetuste riigikulude nagu indekseerimine, et see on viinud meil riigi rahanduse 30 aasta jooksul kõige hullemasse seisu. Ja mulle tundub, et me nüüd näeme sellist väga samasugust trendi nagu Tallinna linna juures, et riigi tasandil enam selliseid lubadusi jagada ei saa, et ühiskonna valulävi on nagu ületatud, aga... Ikka saab, küll sa näed Riigikogu valimisi. No võib-olla. Nad ei õpi, see on ju... Vabandust. Et küsimus on selles, et Siimuga nõus, küsimus on selles, et kas ühiskond, avalikkus, valija teeb sellest mingisuguseid järeldusi. Sest see arve tuleb, kõikide nende tasuta toredate asjade arve tuleb meile endile maksude näol rahakotti. Et me kõik peame selle ise kinni maksma ja sama asi on nende toredate tasuta asjadega, mida nüüd hakatakse Tallinnas lubama. Aga mul on nagu karvane mulje tekkinud, et kuna Tallinna linna eelarve veel nii hullus seisus ei ole kui riigieelarve, et siis siin läheb pidu lahti ja järgmisel aastal võime olla Tallinna linna eelarvega samasuguses olukorras nagu oleme riigieelarvega juba mitmendat aastat. No mäletame kas või seda perioodi, kui see koalitsioon loodi, siis see 4 erakonnast koosnev koalitsioon Tallinnas, siis oli ka kahtepidi aru saama. Esimest korda, kui laua taha istuti, öeldi, et oi, Tallinna eelarve on ikkagi rahaliselt väga kehvas seisus, siis hakkas paremaks minema. Iga korraga, mida rohkem laua ääres istuti, seda paremaks läks see Tallinna rahaline seis. Valimisi öeldakse jälle, et oi, et nüüd meile tehti briefing, ütleme linna finantsteenistuse poolt, me enne valimisi ei teadnud, et seis nii halb on, ütleme, eks. Aga ma tahaksin meelde tuletada veel seda, et mäletame seda aega ju kõik, kui Tallinna linnapea oli Edgar Savisaar, et tema lubas ka kogu aeg igasuguseid tasuta asju, ütleme, alates küttepuudes kuni pensionärile raha kätte ja küll Edgar Savisaar sai nagu Toompealt noomida. Enamasti olid noomijateks just reformierakondlased ja reformierakonda kuuluvad rahandusministrid, kes ütlesid, et ei, niimoodi te keerate tegelikult linna pankrotti, ei tohi niimoodi teha. Ja mida me siis nüüd näeme, ütleme, et linnavõimu juures on Reformierakond ja Savisaarlus elab Reformierakonna karvades rahulikult edasi. Tahaks korraks põrgatada tagasi ikkagi selle sama Tallinna koalitsiooni juurde ja võtta korraks ette ikkagi Mihhail Kõlvarti, kes on siis viimasel ajal üha rohkem hakanud naeratama. Ja põhjusel, sest et tegelikult need 13 erakonda ju teevad talle ju suurepärast reklaami ja loomulikult on tal selle üle hea meel. Kas tal oleks
nendes tingimustes, juhul kui polemiseerime, siin võib-olla eksperdina siin on alati ennustanud väga täpselt ette kõiki asju, kas tal oleks nagu mõttekas minna praegu ja teha ise uus koalitsioon vahetult enne valimisi siin, kui juhtub mingi selline äpardus, et see nelikkoalitsioon siin ikkagi põhja praegu vajub? No kahjuks Mihhail Kõlvart ja Keskerakond toetub ikkagi üha enam tugevalt ühele venekeelsele valijagrupile, eks ole, noh, tõsi, teisi valijaid ka, aga suuresti on see selline venekeelne, tihti ka umbkeelne valija, et ja nemad ikka seal kultuuriruumis austatakse ikkagi võimu ja jõudu väga tugevalt, et kindlasti see oleks tugev sõnum sellisele valijale, et me oleme nüüd võimul tagasi ja mis nad siin püüdsid, aga meie oleme ikkagi isandad, et sellele seltskonnale see loeb, et Kõlvartil oleks see kindlasti kasulik enne kohalike valimisi võimule saada. Reformierakonnale, eks nad teevad ise seal ka mingeid kaalutlusi ja nad on selles mõttes, raha neil on, võimalusi neil on, teevad ka erinevaid küsitlusi ja uurivad seda tausta ja ma ei oska öelda, mina ennustaks küll, et neil midagi head sellest kokkuvõttes ei tule, et kuidagi nad hästi sellega välja ei paista, kui nad praegu selle Keskerakonnaga ära teevad. Et ma arvan, pigem nad mängivad seda valimiste järgset seda positsiooni sissevõtmist praegu. Et mitte nüüd, vaid pärast valimisi. Nii et põnevad ajad on ees, aga räägime majandusest, Eesti riigi majandusest tervikuna, sest et viimased andmed räägivad seda, vähemasti Eesti Panga analüütikud erinevatel tasemetel on ka välja öelnud, et läheb natukene ikka ülespoole, et võib natukene selle suunurgad üles vedada. No Tõnis, kuidas sina tunnetad, et kas tõepoolest on siis natukene läinud paremaks? Päris selliseid mingisuguseid andmeid välja ei paisata, nendega siin läheb veel analüüsimiseks aega, aga sellised nagu nii-öelda graafiku joonised näitavad seda, et natukene on muutunud. Jah, on tulnud siis Eesti Panga uus majandusprognoos ja ka Kommertspangad LHV Pank on oma vaadet majanduse väljavaadetele jaganud. Eesti Pank on oluliselt optimistlikum, on juba olnud seda tükk aega, kui võrreldes siis kommertspankade majandusanalüütikutega. Mõlemad räägivad seda, et majanduses on see nii-öelda kukkumise tsükkel läbitud ja prognoosivad siis teatud taastumist, aga huvitaval kombel Eesti Pangal on nagu väga palju optimismi ja me oleme seda optimismi kuulnud juba mitu aastat jutti, et seda juttu, et jalad on põhjas, edaspidi algab kasv, et ma ei tea, just on vist mitu kvartalit järjest on seda juttu olnud. Ja loomulikult, eks sellele kukkumisele ühiskond tervikuna ju nagu vajab seda nii-öelda põrget. Ja on märke, mis näitavad tõesti seda, et ettevõtlus on suutnud olukorraga kohaneda, et kinnisvaramahud on hakanud kasvama, ekspordi mahud näitavad ka teatud suurenemist, tehakse rohkem investeeringuid, ettevõtete laenumahud on hakanud kasvama ja tehakse rohkem tehinguid, et kui vaadata siin Konkurentsiametile sel aastal esitatud koondumisluba taotluste arvu, siis see on ikkagi väga aukartust äratav. Ehk teisest küljest tuleb ka meeles pidada, et mitu aastat on olnud väga, väga vaikne, et mõnes mõttes tehakse tagasi seda investeerimis- ja nagu tehingute tegemise võlga, mis on varasematest aastatest kogunenud. Aga peamine on kindlasti see, et ettevõtjatel on võimekus kohaneda. Ka tehnoloogiasektorist on tulnud ju positiivne uudis, et Eesti tehisaru arendamisega tegelev ettevõte Pactum kaasas siin päris suure summa värsket kapitali ja liitus selle nii-öelda ükssarvikute võimaliku klubiga. Ehk see näitab ka seda, et Eesti ettevõtetel taas on võimekus rahastust tõsta. Teisest küljest ega need mingid kiired kasvu ei prognoosi keegi, isegi mitte Eesti Pank. Ja kõik analüütikud ütlevad üheselt seda, et inflatsioonitempo jääb jätkuvalt
kasvutempost kiiremaks. Noh, mis hästi lihtsustades öeldes ja nii-öelda tavainimese tasandile tuues tähendab ikkagi seda, et me jääme vaesemaks, sellepärast et jõukuse kasv on aeglasem kui kulude kasv. Ehk raha ees saab jätkuvalt nagu vähem. Ja see viib tegelikult peamise küsimuseni, et jah, hea meel selle üle, et majandus ja ettevõtjad on tõenäoliselt sellest kõige suuremast kukkumisest üle saamas. Aga mis on see pikaajaline vaade? Et kas pigem see pikaajaline vaade tundub täna liikuvat selles suunas, et me liigume sellise teatud paigalseisu kidumise teele, et Eesti on jätkuvalt, ikkagi kui me võrdleme siin oma lähinaabritega Põhjalast, me jõukuselt oleme nagu kordades maas selleks, et Skandinaavia riike nagu kinni püüda, nendele lähemale jõuda, peab meie kasvutempo olema pika aja jooksul nendest kiirem. Vastasel juhul see käär kogu aeg käriseb nendega suuremaks. Ja selleks täna nii-öelda majanduspoliitilisi otsuseid ei paista mitte kuskilt. Ja see hinnatõus lihtsalt sööb selle majanduskasvu ära ja kindlasti see aasta midagi positiivset ei ole, aga nii kaua kui meie siin seda saadet teinud oleme, on meil ikka see kogu aeg jutt olnud, et kõigepealt kõik, eriti Eesti Pank ja Rahandusministeeriumis ennustavad seda majanduskasvu. Ja siis nad peavad küll tunnistama, et eelmisi neid positiivseid ennustusi, neid me peame korrigeerima. Et eelmine kasv, seda ei tulnud, seda eelmist ei tulnud, aga nüüd see, mis me nüüd seekord lubame, ja nii kvartalisse, kogu aeg me oleme seda näinud, ma arvan, me näeme seda mõni aeg veel. Loomulikult kuskil see põhi on, kuskil peavad jalad põhja saama, kui palju siis vesi üle pea on nagu eraldi küsimus selleks hetkeks, mitu meetrit. Et tõsi on ka see, et meile nagu tegelikult muidugi tuleb anda positiivsed sõnumeid, et ettevõtjad siin päris ära ei heituks, aga eks ettevõtjad ei ole nii rumalad, eks nemad loevad seda keskkonda ise ka väga hästi ja näevad, mis siin toimub ja kõik hakkab pihta ikkagi sellest, milline see ettevõtluskeskkond siin on ja kas see on kuskil mujal parem. Ja siin ma tegelikult, sõnades on nagu asi paremaks läinud, need algatused ettevõtjatega koostöö bürokraatia vähendamiseks ja kõik see on, eks ole, kindlasti nagu positiivne, aga tegelikult nagu ei ole suudetud endiselt seda planeerimisseadust ära muuta, millest me siin rääkisime, et kas siis planeeringud on läinud kiiremaks? Ei ole ju. Midagi lihtsamaks ei ole läinud, et need teod ei tule järgi ja nii kaugu need teod järgi ei tule, see optimism on väga oluline, aga lihtsalt see, kui see keskkond on nii takistatud, et kui me nüüd teeme suure rõõmu sõnumi, et 1% saime kasvu, saame sellise sõnumi, see on nagu tore, aga kui sa siis mõtled, et tõesti nagu Tõnis ütleb, et oleks vaja teistele järgi jõuda, siis selle 1%-ga me jääme ju endiselt maha teistest, me jääme ju veel rohkem maha kogu aeg. Vaatamata isegi selle, kui teine kasvab 1% ja ta on sust 2-3 korda jõukam, siis tema 1% on suurem kui sinu 1%. Selle peale nagu ka väga mõelda ei taheta. Et tegelikult me peame selle majanduskasvu saama sinna 5% peale, siis me hakkame teistele järgi võtma. Praegu me jääme teistest maha kogu aeg jätkuvalt ja kurb on, et jääme ka kogu aeg maha Leedust ja Lätist. Majanduskasv või tähendab hinnatõusu veduriks on kogu aeg loetud ikkagi toidukaupade hinnatõusu ja see on olnud tegelikult vägagi jõuline. Eile üks ettevõtja rääkis mulle just sellise loo, kes tegutseb autoremondi äris, et tegelikult sellises väiksemas äris, et ei ole tal mingi suur ettevõtmine, et mida tema oma klientide pealt näeb, on see, et inimesed tulevad rohkem vanemate masinatega, et see autopark on hakanud vahetuma, autod on läinud kehvemaks ja ei tehta töid, ei tellita enam töid, mis võiks olla nii-öelda kauba peale, et mul siit natukene on, et pane siia ka uus polt või midagi tee silt ära. Täpselt selles vahemikus, õli on vaja vahetada, filter on vaja vahetada, ma ei tea, äkki sa ei vaheta. Et on läinud asi juba tegelikult väga kiiresti siin võib-olla mingi aasta jooksul
on see pilt drastiliselt muutunud. Ja kes majanduskasv, eks ole, see ju tähendab seda, eks ole, kuskil koguneb nagu palju jõukust, aga pakt tõstab seal, ma ei tea, 45 miljonit vist oli see number. Aga see ju ei tähenda, et inimene, kes seal igapäeva raskustega silmitsi seisab, et tema elu kuidagi sellest kiirelt paraneks. Et see, kui läheb, eks ole, meie lipulaevadel läheb see olukord paremaks, statistika järgi majandus kasvab, see ei tähenda veel seda, et seal keskmise palga juures oleval inimesel hakkaks paremini minema. See ongi väga oluline asi, millest aru saada, et Eesti majandus, kui me vaatame Eesti majanduse struktuuri, siis me oleme väike mikroettevõtete majandus. Et meil praktiliselt ei ole rahvusvahelises mõistes suurettevõtteid. Meil on piiratud arv selliseid keskmise suurusega ettevõtteid, kelle käived on seal mõnesaja miljoniga, kes annavad võib-olla üle enam kui 100 inimesele tööd. Enamus Eesti ettevõtteid ja enamus töökohti on meil just väikestes ettevõtetes ja mikroettevõtetes. Ja kui nüüd on nagu see olukord sul pika aja jooksul, et su tulud ei kasva, majandus ei kasva, aga kulud kasvavad, siis see tababki kõige valusamalt just väike- ja mikroettevõtjaid, sellepärast, et nii-öelda suurematel ettevõtetel kõik hakkavad tegelema nii-öelda efektiivsusega, kulude kokkuhoidmisega ja kui sul on suured käibemahud, siis loomulikult on ka neil raske, aga sul on võimalik kauem vastu pidada. Sa leiad tegelikult neid nii-öelda sisemisi ressursse, mille arvelt kokkuhoidu saavutada, olla võib-olla nagu efektiivsem, midagi ümber korraldada ja ennast kiiremini uuele kasvule pöörata, uusi turge nagu leida. Väikeettevõtted tegelikult ju teenendavad väga paljuski kohalikku tarbijat. Ja kui sul on seal nagu 4-5 töötajat, väga palju sul tegelikult selliseid kokkuhoiu võimalusi nagu ei ole. Ehk need on just need ettevõtjad, kes saavad kõige rohkem seda valu tunda. Nende ettevõtete töötajad on need, kes saavad seda nagu valu kõige rohkem tunda ja sealt tekibki see käär nagu juurde, mille tulemusena kindlasti me näeme seda, et on üha rohkem inimesi ka neid, kes loobuvad ettevõtlusega tegelemisest. Löövad käega, ütlevad, et ma lihtsalt enam nagu ei jaksa ja see ei ole tegelikult majanduse tervikliku arengu seisukohast sugugi hea. Nii et lihtsalt seadusi tuleb muuta ja ettevõtluskeskkonda tuleb kiiresti parandada. No rasked ajad eeldavad seda, et on leidlikke inimesi ja riik on leidlik ja võib-olla selline öelda ülereguleerimise või jälitamise maania nüüd on jätkumas, siis 20. mail oli Riigikogus esimesel lugemisel selline seaduseelnõu, mis peaks andma siis rahapesu andmebüroole absoluutselt maksimaalsed volitused Eestis, mis on erinevate andmebaaside kogumit liita ja neid erinevaid andmebaase peaks siis olema kuskil 11, sinna kuuluvad absoluutselt kõik maksuametid ja kõik muu, kus vähegi mingisugused summad läbi liiguvad. See on see vaja selleks, et me saaksime kontrollida, et Eesti riigis ei toimuks ebaseaduslikku tegevust, just eriti, mis puudutab rahapesu. No kuidas Siim sellesse suhtuda, et me siin just eelmises saates rääkisime väga pikalt sellest, et see numbrituvastus kaamerate süsteem on selline üks äpardunud asi, eelkõige selle kommunikatsioon ei osatud nagu välja tuua, et mida, milleks ja kuidas seda vaja on. Nüüd kirutakse, et näed, pätid juba sõidavad, pätid juba teevad, näed, see pätt viis selle ära, see pätt viis seda ära, me ei saa midagi teha. Rahapesu andmebüroo, see on suur ja selline suhteliselt pime organisatsioon tavavaataja kuulaja jaoks, et ei teagi, millega seal tegeletakse ja kuidas tegeletakse, aga sellist andmebaasi omada, see tähendab, sa omad ju absoluutselt teadmisi ükskõik kelle kohta ja ükskõik mis vallas. Ja jälle tekib juurde üks ring inimesi, kes omab seda absoluutset võimalust jälitada, eks ole, see on see küsimus. Tõnis valdab seda rahapesu teemat kindlasti minust paremini, aga ma tuletan nagu suurel printsiibina ikka seda meelde, et me oleme võtnud Eesti riigis põhimõtte, et minu kohta käivad andmed on minu omand. Ehk mina pean saama näha, kes minu andmeid on vaadanud. Ja ma nüüd ei ole kursis, kas selles seaduseelnõus on see sees või ei ole see sees, aga igal juhul see peab olema tagatud, et ei saa käia siuke inimese
noh, ütleme siis nuhkimist ei saa olla nii, et sa ei saa sellest teada pärast. Kas siis lõpuks on see mingi kohtumäärusega või kui ta on antud selline vabam volitus, siis peab mul olema võimalus seda teada saada. Kui nad on, ja see hoiabki neid vaos. Ja muidu läheb käest ära. Teine pool on see, et Tõnis oskab siin ilmselt täpsustada, aga okei, anname selle rahapesu andmebüroole võimalusi rohkem tegutseda. Aga Eesti probleem on ju see, et nad panevad oma kohustuse pankadele ja takistavad Eestis seda finantssektorit ja nad takistavad finantssektorit, siis nad takistavad kogu Eesti ettevõtlust. Et Eesti häda võrreldes näiteks Soomega on see, et kui Soomes see rahapesu vastu võitlemise struktuur ütleb pankadele, et kui te nii teete, siis on okei. Aga Eestis ei öelda, Eestis see raab ei ütle, Eestis see raab jätab otsad lahtiseks ja siis need vaesed õnnetud pangad, siis nad peavad seda hoolsust, kohustust täitma ja nad kunagi ei tea, millal on piisavalt täidetud ja siis nad uurivad lõpmatuseni ja lõpuks kõige lihtsam on neil kliendile öelda, et kuule, vii palun oma rahasid meie pangast minema. Sest see läheb talle nii kalliks. Tõnis oskab neid näiteid kindlasti rohkem kirjeldada, aga mina olen mitmetest kuulnud, et tehke siis nii, et okei, et teie käes on see kontrolli osa, aga andke siis sellele erasektorisse kuuluvatele pankadele suurem vabadus, et nemad ei vastutaks oma klientide eest nii. Sest meil oli see asi liiga vaba nõus, eks ole, siis tulid need suured skandaalid ja nüüd me oleme liikunud absoluutselt teise äärmusse. Et ettevõtjad ütlevad, et ma saan oma ettevõttel avada arve Soomes, aga ma ei saa seda teha Eestis, sest Eesti pangad ütlevad, et meil tuleb see rahapesu kontrollid tulevad niimoodi selge, et ma ei jaksa suga tegelda. Ma ei taha suga tegelda, vii oma raha siit pangast minema. See ei ole normaalne olukord. Jaa, no rahandusminister Jürgen Ligi on selle peale öelnud, et absoluutselt väga siiralt ja sügavalt on see anonüümne kõik, ainult juhul, kui jälle taas kuskil midagi vaja on, siis paneme tulukese põlema ja vaatame, mis nimi seal taga on. Aga Tõnis, jah? Jah, püüdsin seda seadust ja seletuskirjaga nagu lugeda, ta ei ole kindlasti lihtne lugemine ja ka ma arvan, et keskmisel Riigikogu liikmel on üsna keeruline ennast sellest rägastikust läbi närida, et kui siin nüüd räägiti mõni kuu tagasi, et valitsus hakkab hoogsalt bürokraatiat vähendama ja sellist nagu ettevõtetele kindlust andma, siis see rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu on küll hoopis vastupidisest vaimust lähtuvalt kokku kirjutatud. Mida seal siis, selle eelnõuga üritatakse väga palju asju ära teha ja lõpuks juba jõuan ka ühe püendini, aga piltlikult öeldes tahetakse siis nagu anda rahapesu andmebüroole ehk RAAB-ile väga ulatuslikult rohkem õigusi andmeid nõuda, andmeid küsida ja neid andmeid siis ka säilitada. Näiteks uue reegli kohaselt pärast toimiku sulgemist võiks siis RAAB säilitada andmeid 15 aastat ja igal hetkel neid siis enda äranägemisel loomulikult ka nagu uuesti vaatama hakata. Me räägime üsna delikaatsetest isikuandmetest, sealhulgas inimeste omavahelistest sugulussidemetest, inimeste varade sidemetest, omavahelistest tehingutest, nii edasi, et see on päris lai andmete hulk, mida siis RAAB juba praegu saab ja mille osas ta tahab enda juurdepääsu õigusi nagu laiendada. Teiseks, nüüd see, mida Siim mainis, et praegu juba on pankadel ja ka teistel finantsasutustel, kes näiteks makseid vahendavad, on endal hoolsuskohustus ja palju reegleid, mida nad peavad sisemiselt jälgima, et kõikidel pankadel on endal loodud osakonnad, mis peavad siis olema ülejäänud pangastruktuurist eraldatud, mis peavad viima ellu seda tunne oma klienti ehk know your customer poliitikat. Enamus Eesti pankasid
on ka Finantsinspektsioonilt saanud viimase 5 aasta jooksul trahvi või ettekirjutusi, ma ei leidnud trahvi kohta andmeid 3 väiksema panga kohta, ehk siis vist Inbanki, Holmbanki ja Bigbanki kohta, võib-olla nemad ka saanud, ma ei tea. Aga kõik ülejäänud on vähemasti ettekirjutusi ja trahve saanud, mis tähendab seda, et pankadel endal on see nii-öelda kliendi andmete analüüsimise kohustus olemas ja ka neid väga tugevalt nagu kontrollitakse, kas nad seda kohustust täidavad. Ja see kohustus on keeratud nagu maksimumi peale, võrreldes teiste riikidele. Nüüd selle kõrvale teeb siis Raab paralleelset struktuuri. Ja varasemalt on Eesti riigis olnud pigem nagu see põhimõte, millest on nähtutakse, et me ei tee superandmebaase, et me küsime andmeid nii-öelda ühekordseks kasutamiseks kindlal otstarbel. Siis Raab selgitab ja taotleb seda, et neil on nüüd tegelikult vajalik luua selline superandmebaas, et nad saaksid hakata andmeid analüüsima, välja joonistama erinevaid mustreid ja siis selle põhjal tegema järeldusi. Et see on siis teine suur temaatika. 3. laiendatakse siis Raabi kohustust avalikkuse teavitamisel ja avalikkuse selgitamisel rahapesuga kaasnevatest nagu ohtudest. Et ma arvan, et need ongi nagu põnevad lood ja Eesti avalikkus on, et see foon on tegelikult täna juba päris tugev. Et ma arvan, et ka ükski erakond väga ei julge minna täna Raabile nagu teravaid küsimusi küsima, et siis küsitakse, et kas te tahate järgmist Laundromaadi ja Danske panga skandaali siia või? Et tegelikult on pandud kogu selline nii-öelda nagu poliitiline avalikkus vähemasti usku nagu kaitsepositsioonile, et siin tegeletakse nii-öelda Eesti riigi päästmisega mingist väga suurest nagu kurjast. Tegelikkus on ju nii, et ega loomulikult kuritegevus on alati, me ei suuda ükski riik pole suutnud kuritegevust nagu lõplikult välja juurida, alati on 1 või 2% inimesi, kes sellele teele lähevad. Küsimus on selles, et kuidas seda kuritegevust nagu mõistlikult piirides hoida nii, et see ülejäänud ühiskonda häirima ei hakka. Et ka Eestis ei ole võimalik rahapesu 100% välja juurida. Et kui tuua nagu paralleele ja erinevus on just sellest, et digimaailmast rakenduvatest nagu piirangutest ja regulatsioonidest on, me tunnetame neid teistpidi ja ähmasemalt, seetõttu on nendest esialgu nagu keerulisem aru saada, aga võtame ka ühe teise hiljuti nagu räägitud temaatika kuritegevuse vohamisest, mis on nagu füüsilises maailmas, poevargused. Et oleks ju väga lihtne, et teeme siis nii, et kui tahame poevargusi nagu miinimumini viia, et paneme siis iga poe sissepesu juurde sellise skänneri nagu lennujaamas. Et poodi sisse minnes lähed seal skännerist läbi, võtad kõik oma kohvrid ja muud kotid lahti, ütleme, vajadusel käid ka ise riidest lahti ja samamoodi nagu poest väljudes. Et saaks ju tegelikult väga oluliselt poevarguste arvu vähendada. Ma arvan, et ükski poepidaja sellise mõttega nagu välja ei tule. Aga digimaailmas inimeste andmete puhul me seda põhimõtet nagu hiilivalt hakkame rakendama. Ja kuhu nüüd antud seaduse eelnõuga nagu välja jõutakse, seal räägitakse ka põhimõtteliselt mõistest finantsluure. Ehk Raab käsitleb ennast tegelikult luureasutusena. Sellega seoses taodeldakse siis eelnõuga ka Raabi enda koosseisu ja struktuuri salastamist, muutmist nii-öelda ametkondlikult kasutatavaks informatsiooniks, et avalikkusel mitte ainult ei ole võimalik teada, millega seal tegeletakse, vaid me isegi ei teaks enam seda, kui suur see organisatsioon on, palju seal inimesi töötab, mis üksused seal on ja nii edasi. Et taoline nii-öelda õigus täna vist kehtib välisluurele ja siis nagu sõjaväeluurele. Ehk meil on tegelikult vaikselt tekkinud juurde 4. luureasutus, luureagentuur Eestisse, kes ennast ka sellisena käsitleb, ta küsib endale vastavat nagu erikohtlemist. Probleem on selles, et luureasutused, kellel on oluliselt suuremad volitused inimeste
nii-öelda ellu sekkumiseks, nende andmete käsitlemisel, vajavad ka nagu järelevalvet ja RAB-i osas tegelikult täna teiste luureorganisatsioonidega luureasutustega sarnast järelevalvet ei ole, et ma arvan, et mis tuleks lauale tõsta, on see, et meil Riigikogus on ju vist selline, et RAB tuleks ka allutada parlamentaarsele kontrollile, meil on Riigikogus selline julgeolekuasutuste järelevalve kes täna tegeleb siis Kaitsepolitseiameti, Välisluure ja Sõjaväeluurega, tegelikult viimane aeg on ka kas RAB allutada sama komisjoni järelevalvele või siis mõelda ka natuke laiemalt, et tõenäoliselt neid asutusi on meil veel, kes sellisel moel isikuandmete käitlemisega nagu tegelevad, et nende kõikide üle peab olema tegelikult parlamentaarne kontroll ja see peab kaasa tooma loomulikult ka selle, et meie erakondade ja nagu poliitilise avalikkuse teadlikkus kõigest sellest, mis puudutab nagu andmete käitlemist, peab oluliselt kiiremini kasvama, sest see valdkond areneb väga kiiresti. Nojah, et tegelikkuses on siis nii, et minnakse teise äärmusesse, nagu sa siin välja tõid, et me olime võib-olla jah, natuke liiga liberaalne liik selles suhtes, aga nüüd minnakse, tõmmatakse köis ikka täiega pingule, et mingit õhku sinna vahel enam jätta ei ole mõtet. No ja andke siis, laske siis nende finantsettevõtetel lõdvemaks, et siis nemad ei pea niimoodi, andke neile ette piirid, kuhu maani nad peavad teostama seda hoolsuskontrolli, et siis nemad saaksid vähemalt siin kliente normaalselt kohelda. Aga see, mis Tõnis kirjeldas, see mind teeb ikka väga murelikuks, et no mis seal siis nüüd nii salajast on, et miks ei võiks selle RAB-i koosseis avalik olla, miks ma ei võiks teada, et millega nad siis seal tegelevad, et kas nad väidavad, et nende elud on ohus pidevalt või? Et see on, ega sellist tungi on igal pool, ega Keskkonnainspektsioon omal ajal tahtis, et nendel oleks sellised õigused ja kõik saaksid jälitada ja et see kuidagi läheb käest ära meil see, jah. Maksu- ja Tolliamet ka praegu ju samamoodi. See jälitamise isu nagu hirmsasti kasvab kõigil ja seda me peame piiri panema. Aga piiri ei saa panna kuritegevusele ja sellest me siin tegelikult ju kogu... Totalitaarses ühiskonnas on hea võidelda, eks ole, kuritegevusega, et kui sa kõike inimesest tead, siis sa ka tead, millal ta vargil käib. Et aga me ei taha ühiskonda, kus me kõike inimestest teame. Ja pole ilmselt kaua aega ei lähe, kui siin Rootsi vahelt hakkavad sõeluma laevad spetsiaalsete kinniste masinatega, mis hakkavad meile tooma Rootsist superpoisse ja võib-olla ka tüdrukuid, kes kõik siis paigutatakse kenasti Tartu vanglas, et Eesti riik on Justiitsministeeriumi eestvõttel nüüd lõpetanud siis sellise menetluse ja põhimõtteliselt siis asunud ikkagi, mitte juba läbirääkimised ka peetud, aga põhimõtteliselt asunud siis Rootsi riigile, kuningriigile partneriks ja tuua siis Eestisse siia Tartusse, just Tartu vanglasse, ütleme siis korralik koosseis Rootsi kinnipeetavaid. Seal on ära toodud ka, et keda siis võiks siia nagu Eestisse tuua ja võiga-poole marginaalne on siin, et need on justiitsminister Liisa Pakosta väitel kõik terved ja tugevad ja ei vaja eriti arstiabi ja kui midagi on, siis Rootsi riik selle eest vastutab ja siis toob välja nimekirja, mis kuritegevusega keegi tegelenud on või toime pannud ja siis tulevad seal välja vägistajad ja kõik muu ja kui vägistaja on terve mees, siis ma väga sellest kaotlen. et tema väide oli see, et tuuakse terveid ja tublisi kinnipeetavaid siia. No kuidas sellisesse projekti siis suhtuda? Siin Justiitsministeerium ütleb, et see on ainuvõimalik Eestile ja me tegelikult ei saa üle ega ümber sellest. Ühtepidi saab nendega nagu nõustuda, teistpidi on see jälle see hind, mis seal vahel on, mille üle on väga palju polemiseeritud ja mis võib-olla ei ole siis kõige võib-olla atraktiivsem ka maailma mõistes või Euroopa mõistes, kus seda sellist teenust siis osutatakse. Kes tahab siit oma mõtet väljendada? Kuritegevuse koha pealt keegi ei julge sõna võtta. Eks igasugune, et ta on kindlasti julge mõte ja mina seda ideed ja seda mõttejulgust nagu eos maha tampima nagu ei läheks. Mina ka ei läheks maha. Ja loomulikult tuleb aru saada sellest, et see on nagu paljude inimeste jaoks nagu ehmatav mõte ja tekitabki väga palju hirme, mida tuleb maandada ja valimiste-eelses õhkkonnas paraku on nii, et
eks siis ka on ju neid poliitikuid, kes kasutavad seda nagu ära selleks, et neid hirme pigem nagu üles kütta. Et siin just eriti Isamaa erakond on viimasel ajal nagu silma paistnud. Aga kui sisuliselt silma vaadata, siis ühest küljest on nagu hea, et see valitsus, et vähemasti on mõni minister, kes siis valitsuses on mõelnud ka selle peale, et kuidas mõni tulu riigile juurde saada. Raha sisse tuua riigile. Kõik tundub, et kõik teised nagu hommikust õhtuni tulevad väljanud mõtetega, kuidas kulu juurde saada, ütleme, eks. Ja iseasi on see, et miks kas sellist vanglakulaka ehitamist oma järel Eestil oli üldse vaja, aga tagantjärele tarkus on nagu alati kõige parem. Tol ajal oli ikkagi olukord teine. See ajal, tegelikult Tartu vanglat ju projekteeriti ja plaaniti ju päris pikalt ja lõpuks, kui ta seal ikkagi ehitusse läks, siis oli tegelikult olukord hoopis natuke teine. Tartu oli ju enne Viru vanglat uut ju, Tallinna vanglat enne uut. Aga kui see infra veel meil olemas on, ütleme, eks ju, ja teda on võimalik raha teenima panna, siis see on kindlasti positiivne pool. Teine pool on ka nagu see, et arvestades meiega nagu julgeolekuolukorda, siis võib-olla ongi tegelikult hea, kui meil on rohkem nii-öelda aktiivses töös olevaid vanglaametnikke, kes saavad väljaõpet ka nagu teistsuguse päritoluga inimeste ohjeldamisel vangla tingimustes, sest ega see on ilmselt aja küsimus, millal ka Eesti piiril võib mingisugune hübriidrünne tekkida ja meil võib tegelikult olla vajadust reageerida ka teisest kultuuriruumist pärit inimeste kinnipidamisega hakkama saamiseks. Et see on kõik nagu positiivse poole peal, loomulikult on seal õigustatult üles tõstetatud terve rida küsimusi, millele ka minu meelest Justiitsministeerium ei ole seni ammendavalt vastanud ja nagu väga tahaks loota, et need vastused nagu tulevad. Et me teame ju seda, et Rootsi kuritegevuse pilt on hoopis teissugune kui Eesti, kui sul on selline nagu aktiivsed nii-öelda kuritegelikud nagu gängid, siis need kindlasti on imbunud sügavale vanglakultuuri ja on küll öeldud, et jõugukuriitegevuses osalenuid otseselt Eestisse ei tooda, aga ma arvan, et sellist nagu filtrit, mis seda lõplikult välistada suudaks, ei ole võimalik täna kellelgi ette panna. Samuti on ju palju riske sellega, et lõpuni ei saa piirata seal vanglas olevate inimeste kontakte enda sugulastega või siis ka uute kontaktide loomist näiteks ka Eesti elanikega. Et seal on neid riskikomponente nagu palju ja ma tahaks nagu loota, et meie vanglasüsteemi juhtidel jätkub nagu arukust need teemad hästi rahulikult lahti seletada, et see aitab kõige paremini neid pingeid nagu maandada. Jah, eks seal on mingid riskid ja nende riskide maandamiseks tuleb teha kulutusi ja võib-olla see on see kriitika selle seniste arvutuste või nende maksumuste osas, mida on avalikkusele tutvustatud, et on näidatud küll ära need otsesed kulutused, aga tõesti palju see tähendab kaitsepolitseile lisakoormust. Eks see kõik hakkab tõesti sealt pihta, et kui suured külaliste vastuvõtmise õigused nendel vangidel hakkavad olema, kes on siis, ma saan aru, eelkõige mõrtsukad ja vägistajad ja seda tüüpi, kuidas sa ütlesid, vahvad poisid, et kui õnnestub nagu see üsna piiratuna hoida see külastajate ring seal, siis ei ole vast nii hull, aga kui siin hakkavad igasugused tegelased lihtsalt Tartu vahet mööda Eestit käima selleks, et käia külas seal oma sõpradel, et siis nad võivad siin Eestis ka ringi vaatama hakata tee peal, on ju, et vaat mis tore koht, et kui ja siin ei olegi näed veel meie tegevuse mul ei olegi agentuuri siin mul siin ei olegi siin sõpra koha peal, et vaat kui huvitav. Et see on see kindlasti see risk ja sellega peab tegelema, see on tähendab ka kulu. Need arvutused, mis nad praegu minu arust neid lõpuni neid kaudseid kulusid ei kajasta,
need arvutused, mis nad näidanud on, mina saan aru, et see hind, mis Eesti küsib, on umbes 2 korda kallim kui see, mis Balkanimaad analoogsete teenuste eest varem on küsinud. Me ei ole esimesed, et seda on varem ka tehtud, et meil on seal kuskil suurusjärk 8000, nendel on 4000 seal kuskil millegagi. Et selles mõttes nagu raha küsitakse ja tõesti ma tahaks seda Rait Kuuse, eks ole, seda ametijuhti tunnustada, et kõige lihtsam oleks olnud istuda riigiametnikule edasi ja öelda, et las see olla ja kulud tiksuvad ja mis me siis teha saame. See oleks kõige lihtsam, mitte midagi välja pakkuda. Teine variant on, et tubli mees, et võttis ette, julges tulla välja selle initsiatiivi, ta sai ju aru, et tuleb kriitikat ka. Et teine võimalus on tõesti see vangla kinni panna, ma ei tea, maha müüa, aga jah, me ei tea, mis vajadused meil võivad siin edaspidi olla seoses olukorra pingestumisega ja tõesti see kogemus vast tuleb kasuks ka siin teiste kultuuriruumide nende inimestega, et meil on ka vangivalvureid, kes oskavad nendega suhelda ja on kogemus, kuidas neid kohelda. Et see kinnipanemine tundub ka hea variant, et ja isegi jah, natuke isegi, ma tunnistan vist esimest korda elus, ma tunnen Liisa Pakostat läbi ja lõhki hästi palju aastaid. Vist esimest korda mul natuke kahju ka, ta muidu tugeva iseloomuga, aga võib-olla ta saab ebaõiglaselt peksa praegu selle teema pealt, et see Isamaa populism sellel teemal on pigem mulle selline vastuvõetamatu, et lihtsalt nagu siuke madalate emotsioonide pealt selline peksmine, et nüüd leiti, nüüd on hea võimalus, paneme ära, et tegelikult ju tahetakse tõesti Eesti riiki hoida ühes valdkonnas tugevana ja selle tulemusega nagu raha teenida, mitte lihtsalt jälle kulutusi võtta. No, pahade poiste ringkonnas räägitakse seda, mida veel väga avalikult ei ole võib-olla välja käidud, aga mille julgetakse välja käia ja see ei ole mingisugune selline suur saladus, et see tegelikult kontingent juba Rootsis teab, kes siia Eestis välja saadetakse ja nad otsivad praegu väga aktiivselt internetis tutvusi Eesti naistega selleks, et luua fiktiivseid abielusid siin Eestis. Ja mis tähendab omakorda jälle mingisuguseid peremudelite loomist, mis tähendab veel omakorda sugulussidemete arendamist selleks, et juba teatud mingiteks protsessideks valmis olla ja see pidi väidetavalt juba käima, see ei ole muidugi seal 10, aga seal juba nii-öelda sondeeritakse pinda. Et neid külastusõigusi tekitada. Jah, tekitada selliseid külastusõigusi ja kõike muid selleks, et oleks olemas kontaktid vajadusel sul ka välismaailmaga kohe siin nagu loodud, võt, et see selline äri pidi juba käima, et need inimesed pidi enam-vähem teada olema Rootsis, nad juba teavad, et nad tulevad nagu Eestisse siia edasi karistust kandma ja juba tegeletakse sellega. See on üks konkreetne selline näide riskist, mis vajab nagu haldamist ja millega toimetulek ka maksab, ütleme, eks ju, ja see vajab ka tegelikult nagu väljaõpet, et kuidas sellise asjaga toime tulla, et mõnes mõttes, kui me toome selle kogemuse saamise koha pealt näite, et siis et Eesti kaits on ju olnud kunagi ammu oli ju palju debatte selle üle, et miks ka Eesti Kaitsevägi nii aktiivselt osaleb näiteks välisoperatsioonidel, ütleme, eks ju, ja seal on ju ka traagilisi hukkumisi. Aga see on kindlasti teinud meid tugevamaks, on meile nagu kogemus erinevates nii liitlastega koostöö tegemises kui erinevates situatsioonides nagu hakkama saamiseks. Ja ega ka nagu vanglasüsteem ja kõik muud süsteemid on sellised, et paratamatult maailm on nagu lahti. Need teisest kultuurisüsteemist pärit inimesi satub siia nii ehk naa, neid on juba täna siin, mitmed neist on ka siin koha peal kuritegusid nagu toime pannud, ehk tegelikult seda nii-öelda väljaõpet nendega nagu hakkama saamiseks, mida kiiremini meie vanglaametnikud selle kätte saavad, seda parem see on, nii et see on üks võimalus seda nagu see Rootsi vangide toomine on kindlasti võimalus seda protsessi nagu kiirendada. Ma ei saa nagu märkimata jätta, et me siin tõesti oleme minu meelest ka varasemalt minister Liisa Pakostat
ka mitu korda kritiseerinud, nüüd antud juhul ma vaatasin, opositsioon on algatanud ka tema umbusaldamise, et see näitab lihtsalt, lugesin seda umbusalduse nii-öelda argumentatsiooni, see näib lihtsalt nagu, näitab tegelikult meie tänase parlamendi ja opositsiooni, mis siis koosneb Isamaast, Keskerakonnast, EKRE-st, mannetust ja naeruväärsust, et nad siis heidavad talle ette kahte asja, esiteks sedasama Rootsi vangide toomist Tartu vanglasse ja teiseks siis Pihlakodu juhtumit, et prokuratuur ei algatanud kriminaalasja. Et see Pihlakodu juhtum on loomulikult nagu eraldi kaasuse sellesse nagu täna ei läheks, aga et nüüd siis ma saan aru, et opositsioon nõuab seda, et minister peaks sekkuma Eestis kriminaalmenetluse protsessi ja nõudma teatud küsimustes kriminaalasjade algatamist, et minu meelest kõik need erakonnad, Isamaa, Keskerakond ja EKRE on nagu varasemalt nagu rääkinud nagu vastupidisest, et Eestis ei tohi olla levitunud vandenõuteooriad, et meil on kuidagi nii-öelda poliitiliselt motiveeritud kriminaaluurimise protsess ja nüüd siis esitavad justiitsministrile nagu umbusaldusavalduse, et miks minister ei nõua kriminaalasja algatamist. Et kulla inimesed. See oli jah täiesti šokeeriv, et see meil ei olnud plaanis sellest rääkida, aga see täiesti uskumatu, ma lugesin, ma ei uskunud oma silmi, eks ole, et nädal aega, 2 nädalat tagasi eelmises saates, eks ole, rääkisime siin sellest nii-öelda süvariigi igasugustest paranoiadest ja vandenõuteooriatest ja nüüd nad tõesti avaldavad, nad tahavad siis, et minister, poliitik läheks ja kättpidi juhiks prokuratuuri tööd. See on see, mida nad tahavad. Parvel Pruunsild, tule appi, kuule ütle neile, et see on jama, mida nad tahavad. Aga jah, Isamaa ja EKRE, seal oli ju ka sotsid olid alla kirjutanud sellele jamale. Ka nemad olid seal umbusaldusavalduse esitajad. Keskerakond, et täiesti mõelgu ka ikka, kuhu ma allkirja panevad. Me elame põneval ajal ja loen siia ette lõppu veel mõned väga olulised loosungid. Eesti vajab muutust, parema Eesti eest, uue põlvkonna eest, igaüks loeb. Mis arvate, mis loosungid need olid? Õige, sõbrad, need on meie juhtivate poliitiliste parteide valimisloosungid, millega minnakse vastu kohalike omavalitsuste valimistele. Unustasin öelda veel ühe kindlasti paremaks. Paremmused loosungid, mille me käisime siis välja kõige esimesena. Täpselt nii on, aga nendest me täna siiski ei räägi, sellepärast et need kindlasti loosungid hakkavad teie maailmapilti siin kirjendama ja kutsuma ja kriipima kindlasti lähema poole aasta jooksul väga tihedalt. Aga me tuleme kindlasti tagasi. Rahulikku jaanipäeva ootust ja jääge terveks!